Hello YouTube, ma olen jälle tagasi ja mõtlesin, et täna räägin aastast 2025, sellepärast et see aasta saab ju kohe läbi ja mis põnevat juhtus, mis olid sellised minu jaoks võib-olla elu muutvad sündmused ja ilmselt see oligi võib-olla minu elu kõige sellisem sündmuste rohkem aasta. Alati on tore aastat kokku võtta, vaadata tagasi, mis läks hästi, mis oleks võinud minna võib-olla paremini, aga pigem võib-olla keskenduda sellele, et mis läks hästi. Täna on siis pühapäev ja mis meil on? 28. detsember ja öösel oli mega tuul ja ma ei maganud üldse hästi. Ma nägin kogu aeg unes, et mingi katus lendab pealt ära ja ma nägin, mingid kassid lendavad kuskil ringi, et minu kass on kuskil lennus ja üldse ma loodan, et kõigil on hästi ja kellelgi midagi väga tõsist ei ole juhtunud. Ilmselt oligi vist saartel ja Tallinnas vist see tuul suurem. Igatahes ma väga loodan, et kõigil on hästi, elame selle tuule üle. Jõuluperiood möödus ka seekord niimoodi, et oma vanemaid ma ei saanudki külastada, sellepärast viirust aeg on ja ema oli kõhuviiruses. Ja podcast jäi ka eelmine nädalavahetus ära, aga täna siis üritan uuesti ja tegelikult siin paari tunni pärast hakkangi juba Haapsalu poole sõitma, et saaks selle podcasti ikkagi ära salvestatud. Tänasega sai ka läbi mul 3. dieedinädal ja praegu mingit suuri uudiseid ei olegi, mingid metsikud kaalulangust ei ole toimunud. Tunne on küll selline, et võiks, aga ei ole. Ehk siis paistab, täna ma saan plaani kätte, kas läheb toitu vähemaks või tuleb kardiot juurde. Ma pakun, et läheb toitu vähemaks ja tuleb natuke kardiot juurde. Aga ma olin sellega arvestanud, sest kunagi tean, kuidas läheb. Aga nendest, ütleme, 3. dieet, ma ütlen ausalt, et see kolmanda algus on väga palju erinev sellest, mis oli eelmistel. Aga need ongi alati erinevad. Lähme nüüd siis selle juurde, millest ma tahtsin täna rääkida, ehk siis aasta 2025. Ma ei tea, kuidas teil on, et kuidas teie mõtlete tagasi sellel aastaga, et kas kõik läks nii, nagu planeerisite, kas tegite mingid eesmärgid teoks või asjad läksid üldse ligadi-logadi või lihtsalt läksite oluga kaasa ja vaatasite, kuidas läheb, et otseselt midagi pilgutanudki, et tegelikult ei olegi kogu aeg vaja iga aasta panna endale mingit tohutult suuri eesmärke ja vaadata lihtsalt, kuidas elu läheb ja vahepeal läheb üldse elu siis paremini, kui planeeri ega mõtle liiga palju ette. Aga mingid eesmärgid ikkagi võiks olla, sest see annab nagu sellise jõu ja motivatsiooni, et edasi tegutseda. Minul on küll niimoodi, et kui mul on selline eesmärk olemas, see ei pea olema mingi tohutult suur eesmärk või mingi ulmeline eesmärk, siis annab ikkagi seda motivatsiooni, et asju teha ka sellel ajal, kui sul näiteks ei ole hea olla või sa ei taha seda teha. Kui kerida tagasi aasta algusesse, 2025 algus, siis mul oli just saanud läbi võistlusperiood. 2024 november siis tegin oma need viimased võistlused, ainukesed ja viimased võistlused ära. Ja aasta algus oligi siis ka selle all, et tuli võistlusteedist välja ja jaanuaris tegelikult oli meil ka juba reis. Läksime esimest korda Gran Canariale. Tenerifel olime käinud, Gran Canarial mitte ja meile meeldis isegi Gran Canaria rohkem. See oli superäge reis ja dieedist välja tulemine oli minu jaoks lihtne. Eraldi juttu, kuidas mina dieedist välja tulen ja võib-olla jagada mingid nippe, kuidas see teha enda jaoks kergemaks. Aga see on muidugi hästi individuaalne ja oleneb paljudest asjadest. Sellest võime kunagi hiljem rääkida. Jaanuaris käisime reisil ära ja tegelikult siis oli meil ka juba plaan kolida. Me panime oma korteri müüki ja me tahtsime suuremat pinda, kas mingi õuealaga, kas siis ridaelamut või majaosa. Ideaalis tahtsime maja, aga vaadates neid hindu, eriti just selles piirkonnas, kus me tahtsime olla, me ei tahtnud liikuda väga palju kaugemale siis Haaberstist, kus meil korter oli. Ja ideaalis tahtsimegi kuskile kas siis seesama Haabersti kant, Muraste, Suurupi, ütleme see Harku vald
aga kinnisvara üpris kallis, eriti kui tahta ikkagi sellist natuke uuemat maja, normaalsemat, modernsemat ja me vaatasime erinevaid variante, kaalusime ka Sakut ja Saue piirkonda. Käisime seal midagi vaatamas ka, aga ei meeldinud, kuidagi juba see keskkond ei olnud päris see, mis meile meeldis. Meile see Kakumäe Haabersti piirkond nii tohutult sümpatiseerib, et ei tahtnud üldse sealt ära kolida. Ja hakkasime vaatama Tiskresse, ridaelamuid ja nii edasi. Ja korteri tegelikult saime suhteliselt kiiresti müüdud. Ja nüüd oligi see küsimus, et korter põhimõtteliselt oli müüdud, aga meil uut elukohta ei olnud. Ja muidugi variant oleks olnud see, et lähme lihtsalt siis üürikasse ja otsime siis vaikselt. Aga kassiga kolimine kuskile üürikasse üleüldse kuhu ja jälle üldse ei meeldi see mõte. Me läksime Murastesse ühte maja vaatama, alguses vaatasime, et see on meie eelarvedest väljas, aga andsime võimaluse, hakkas meeldima ja pingutasime piisavalt, et me saaksime selle ikkagi ära osta. Siin me nüüd oleme ja kinnisvara jumalad olid väga meie poolt, me saime väga hea hinnaga, väga ilusa, mõnusa, piisavalt suure õuega maja, mitte majaosa, mitte ridaelamu, mitte korteri, vaid oma maja, eramaja ja me ei oleks seda isegi osanud oodata, et me saame ideaalsesse asukohta, põhimõtteliselt meie jaoks ideaalse maja. Et see oli nagu hästi tore ja kõik sujus niimoodi, et kolisime vanast korterist välja, kolisime asjad kohe uude kohta. Me pidanud kuskil üürikes olema, me pidanud kuskile mingid vahepeatusi tegema. Saime kohe ilusti ära kolida sujuvalt. Kõik oli tõesti väga sujuv ja sellega läks hästi ja seda ma arvan, et meie aasta üheks suurimaks sündmuseks, sest kinnisvara ost, maja ost, heasse piirkonda, peaaegu tütikes maja, et seda me ei oleks osanud oodata, et me 2025 selle ära saame teha. Aga me töötame palju, pingutame ja saime hakkama. Kolimine toimus märtsis ja mina ju tegelikult tegin veel ühe hästi suure otsuse. Tegin selle juba novembris, kui ma kandideerisin Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe erialale ja ma sain ju sinna sisse. Veebruaris alustama siis õpinguid. Ehk siis selline kolimise periood pluss tööasjad, uue kooliga alustamine. Et see oli päris kiire aeg ja kool oli päris intensiivne. Siiamaani ma seal olen. Ja eriala ju hoopis midagi muud, mis ma varem õppinud olen. Läksin siis omandama enda 3. kõrgharidust. Teised haridused on mul hoopis teist laadi. Spordikorraldus, majanduskallakuga seal Pärnu kolledžis, Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis ja magistri tegin siis TalTechis turunduse ja müügijuhtimise erialal ja nüüd siis läksin meditsiini poole. Sel hetkel, kui me kolisime, me jäime mõlemad grippi. Me olime täiesti läbi omadega, me olime nii haiged, pidime kolima, oli kool, oli töö. See oli nagu mega keeruline ja mis üldse oli huvitav. Esimene mulje minust siis ühele Muraste elanikul oli see, kus ma mäletan seda päeva, oligi mingi gripi 2.–3. päev. Ma olin nii läbi omadega, mul oli 0 energiat ja mul oli Kaili ka kaasas viisu, et koos kassiga siis kahekesi tulime. Kaspar vist pakkis mingeid asju, kui ma mäletan, mis ta tegi. Mina pidin siis siia sõitma, tooma kassi ära ja ikkagi natuke võõras tee ka ja ma olin nagu nii uimane ja ma näitan vist paaris kohas suundasin väikeste teede peal ja siis üks auto nagu pidas kinni ja lasi akna alla ja ütles, et suunda ei oska näidata või ma ei mäleta, midagi ütles mulle igatahes, et siin näidatakse suunda ka ja siis ma olin selline aeg, et ma lihtsalt suren kohe maha ja siis muidugi vabandasin, ma ei hakka midagi ütlema, mul on halb olla, midagi aru. Lihtsalt see oli nagu jah, esimene päev, kui ma siia kolisin, siis sain kohe nagu mingid külaelanikud pahandada, aga mul oligi väga raske see päev.
see oli siis selline esimene mulje minust kellegile. Ma ei tea, kas ta siiamaani arvab, et ma olen mingi lollblondiin või. Ja siis ma tegingi oma esimese koolisemestri ka läbi, mis oli väga edukas, et kõige selle kõrvalt olid mul päris head hinded isegi. Ja siis oli vaja hakata planeerima pulmi. See on ka päris suur muutus elus. Ja siis juulis tegimegi pulmapeo, sellise väiksema, ilusa, armsa pulmapeo ja sain endale uue perekonna nime, millega ma siiamaani harjun. Ja mul on üldse tunne, et mul on nagu mingi uus identiteet või see vana Liisa Hunt on kuskil mujal ja nüüd on mingi uus inimene selle asemel, et natukene harjumatu, ma pole tegelikult siiamaani ära harjunud sellega. Ja kord ma pean oma nime kirjutama, see on nii võõras, et ma pean kirjutama teist perekonna nime. Aga ma mõtlesin, et see on ilus traditsioon võtta ikkagi mehe perekonna nimi, kuigi ma kaalusin väga seda, et ma jätan enda oma alles ka. Aga võib-olla on ilus, kui ikkagi on samad nimed, ma arvan. Ja tegime siis pulmad ära ja aeg minna oma unistuste pulmareisile. Ma olen alati unistanud USA-sse minemisest. Ja Ameerika on nagu selline äge riik tundunud. Ja ma mõtlesin, et see võiks olla ideaalne pulmareisi sihtkoht. Kaspar oli varem käinud juba USA-s. Talle väga meeldis, see oli ka väga ammu, nii et tal oli ka põnev minna uuesti tagasi. Ja tegimegi endale siis sellise hästi luksusliku mõnusa reisi ja nautisime täiega. Ja veel üks suur muutus tegelikult oli see, et ma ostsime uue auto. Eelmine auto oli tegelikult ülilahe, minu elu esimene tõeline selline sportauto. Ja kes teab, see teab ja ta oli tõesti haruldane auto, sest seda Lexust RCF-i oli maailmas võib-olla ainult mõned, Eestis võib-olla oli kõik paar tükki, hästi haruldane auto, mida enam ei toodeta niimoodi. Ja see oli kiire, ilus, täpselt see, mis meile meeldib, aga ta oli ikkagi natukene vanaks juba jäänud ja oli aeg siis minna edasi ajaga kaasa ja soetada endale siis modernsem selline sportlikum auto. Ja selleks uueks autoks sai siis BMW M440, mis on ka väga ilus, sportlik, kiire, täpselt nii nagu meile meeldib. Aga autode osas me siime kindlasti veel kõrgemale ja edasi, et ma arvan, et 3-4 aasta pärast on meil midagi veel ägedamat. Kindlasti selline suur asi, sest 2025 oli võib-olla finantsiliselt kõige suurema väljaminekuga aasta üldse. Ikkagi maja, pulmad, pulmareis, uus auto. Ja septembri lõpus tähistasin siis oma 37 aasta sünnipäeva. Ja kui 37 alati on tundunud, kuna üleüldse see 30-ndate lõpp parem kunagi tundus, et need on juba muldvanad, et tõesti, kui sa oled 25, siis sa nagu arvadki, et 35 ja 37 on reaalselt vana, aga no vaadake mind. Et mul on pigem see, et mida vanemaks ma praegu olen saanud, seda paremaks kõik läheb. Ma ise, mu enesekindlus, ma olen palju edukam, mu vorm läheb aina paremaks. Kui nii edasi, siis ma ei karda ühtegi vanust ja ma arvan, et see vanus ongi täpselt selline asi, et sellest ei pääse mitte keegi. Sa võid olla praegu 20 ja mõelda, et 37 on mingid vanad inimesed, mingid 40 vanad inimesed. Sa oled ka kunagi 37, sa oled kunagi 35. Aga see, milline sa oled 35, 37, 47, 57 on sinu enda teha. On sinu enda elustiili valikud. Seega ole tark. Tee trenni, toitu tervislikult. Sünnipäev oli ka väga tore, käisime hästi heas restoranis söömas. Oktoobris oli meil siis veel üks reis, läksime Mallorcale. Mallorca oli selles mõttes okei, aga ta ei olnud võib-olla selline, ta ei vastanud võib-olla nii palju meie ootustele, kui oleks arvanud, et midagi väga erilist ei ole. Mõned võib-olla sihtkohad, mõned reisid on natukene võib-olla erilisemad, jäävad rohkem meelde, et tunned, et tahad tagasi minna. Aga Mallorca oli selline, et kena, tore, nähtud, tehtud, aga tagasi ei tahaks minna. Seal ei saanud selliseid toiduelamusi, nagu oleks tahtnud ja
kui oled nüüd päris palju reisinud, siis ikkagi võrdled ja ütleme nii, et ta on ilus riik ja nii, aga ma olen nagu palju ilusamates kohtades käinud, mis on palju muljet avaldavamad minu jaoks. Ja ikkagi jälle targem on, et iga reis ikkagi avaldab silmaringi, et see on nagu tore. Ja novembris võtsin siis vastu otsuse, et lähen teen oma elu viimased võistlused, lähen veel korra lavale. Ja detsembris siis hakkas mul jälle võistlusteed ja tegelikult see on päris palju elu mõjutav. Et ei saa öelda, et mitte midagi ei muutu või et see üldse ei mõjuta, ikkagi mõjutab, sest sul on ikkagi mingid piirangud peal. Ja üks asi on jah see võib-olla, et sa kannad oma toitu kaasas igal üritusel nii ja naa, et ei saa võib-olla igast üritusest niimoodi osa võtta nagu tavaliselt. Siis teine asi on lihtsalt see enesetunne ja palju aega läheb ikkagi trennile, sammudele, kui tuleb veel kardio, prioriteedid muutuvad, et sa tegutsed selle nimel, et sa saaks kõik oma trennid tehtud, toidud prepitud, toidud söödud, liikumised tehtud ja sa jätad selle arvelt midagi muud tegemata, siis sul lihtsalt mingi hetk ei ole energiat. Ja see on ikkagi jah, selles mõttes suur otsus. Nüüd ma olen siis jah selle dieediga ka ikkagi hõivatud ka järgmise aasta alguses veel kuni maikuuni. Ja ma tunnen, et ma rohkem seda teha ei tahaks ka. Et täpselt see 3. hooaeg on piisav, sest minu jaoks ei ole see karjäär, minu jaoks ei ole eesmärk pro-liigasse minna või kuskile kõrgemale või teha sellest tõesti oma sportlaskarjäär. Minu jaoks on lihtsalt see ka nagu selle spordiala edendamine, esindamine, näitamine, enese väljakutse esitamine. Suht kindel, et ma seda rohkem ei tee. Et see on viimane kord, kui ma olen võistlusteedil ja ma arvan, et 3 korda elu jooksul seda läbi teha on väga okei. Kui ma tõesti saan olema, ma ei tea, mingi 45 pluss, 50 pluss vanuses ei tule mingi hull tahtmine minna kuskile võistlema. Spordiala, kus sa saad võistelda ju igas vanuses, maailma tasemel on täitsa olemas ju 45 pluss kategooriad, 50 pluss kategooriad ja seal on nagu super vormis naised. Need naised teevad ära paljudele 25-aastastele oma vormidega, et see on äge. Ja ma ei välista, et võib-olla kunagi tahan teha, aga jah, et see normaalne elu, tavaelu on ka piisavalt normaalne. Ja ma selle 4-5 kuud, mis nüüd on, selle ma teen ilusti ära, naudin nii palju kui saan, püüan teha hea vormi, esitada seda sporti ja siis hakkan muud elu elama. Millist? Eks see selgub. Aga kui nüüd siis kokkuvõtlikult öelda, siis mina jäin oma 2025 aastaga väga hästi rahule. Ja tööalaselt ka tegelikult läks mul väga hästi, mul tuli palju uusi kliente, ma tegin uued programmid ja kliente on praegu täpselt niimoodi piisavalt, et ma rohkem selliseid erakliente vastu ei saa võtta, sest muidu ma ei suuda nagu oma kooli teha lihtsalt normaalselt, et mul on kool ka ikkagi, et kui kooli ei oleks, siis ma võiks seda tööd veel rohkem endale võtta. Aga praegu ma pean ka kooli peale mõtlema ja ka see kooli tegemine ja töö on ikkagi natukene stressirikkam, sest praegu ei ole hullu, aga ma tean, et mingi hetk läheb see energiatase veel madalamaks ja võib-olla aju ei toimi nii hästi alati, aga kõik on tehtav. Lihtsalt ma tean, et kevad tuleb ilmselt selline veits rõve aeg. Just dieedi pärast, et see veebruar-märts ilmselt on kõige raskem. Aga ise ma selle endale võtsin, ise ma sellega toime tulen. Ma mõtlen nagu realistlikult, et kuskilt läheb piir, et kui mul tervis hakkab väga kannatama või mingi muu asi, siis ma pean lihtsalt kuskil piiri tõmbama ja mingi prioriteedid endale seadma. See ei ole minu jaoks elu või surma küsimus sinna lavale minna. Sellest ma pean ka nagu aru saama ja ma saan sellest aru, et kool ja töö, minu kliendid, minu eraelu on ikkagi number 1 ja fitness on võistlemine, fitnessis võistlemine on
natuke nendest ikkagi tagapool, kuigi ma panustan maksimumi, aga ma ei tee seda oma tervise arvelt ja mingi muu asja arvelt, mis mõjutab väga palju mõju. Aga noh, nii hulluks asi ei lähe, ma olen 2 korda läbi teinud ja minu jaoks see nii hull asi ei ole. Loodan, et seekord ei lähe ka. Aga selline oligi minu hästi selline lühike kokkuvõtlik tagasivaade imetoredale aastale. Ma loodan, et 2026 tuleb sama tore. Nii palju sündmusi kindlasti ei ole, sellepärast et nüüd eluliselt tähtsad sündmused on praegu tehtud. Vaevalt ma iga aasta abiellun, iga aasta uut kodu ei osta, iga aasta uut autot ei osta. Et tuleb natukene rahulikum aasta ilmselt. Ja ma loodan, et teil samamoodi, kui te tagasi vaatate oma aastale, et ikkagi jäite rahule ja kui te millegiga rahule jääte, siis te saate alati vigade paranduse teha uuel aastal. Alati on võimalik midagi paremaks teha. Ja ei tasu võib-olla liiga hulluks mõelda ka, et nüüd see jäi tegemata ja seda ma ei saavutanud. Sul on terve eluaega, et neid asju saavutada. Kõik on sinu enda otsus, sinu enda kätes. Just lõpetasin vlogi seoses selle 2025 kokkuvõttega ja treener oli kirjutanud, ma ootasin täna siis seda, et mis nüüd saab, et kas võetakse toitu vähemaks, pannakse kardiat juurde või mis muudatused mul tulevad ja mul ei tule ühtegi muudatust, sest treener on rahul, hoolimata sellest, et oli refeed ja ma panin 1 päev soolaga üle ja mul ka lihtsalt lappi tõusis mingi 500 grammi, aga ma olen ikkagi langevas trendis, kuigi ma olin kindel, et mingi muudatus tuleb. Treener on rahul ja mina olen ka siis endaga nii rahul, et praegu on kõik super ja ma saan samamoodi edasi minna. Ehk siis vaatab, mis jaanuar toob. Siin siis on mul kaasas üks toidukord, mille ma söön ilmselt peale seda, kui ma Haapsalust tagasi tulen. Ma ei tea, kas ma jõuan vahepeal koju enne, ma ei tea, kaua läheb. Igaks juhuks on alati kaasas, et tekiks olukorda, et mul pole toitu. Tegin endale riisimanna pudru. Seal on sees natuke visveldasin munavalget ka sisse, lihtsalt, et paksem tuleks, mandli või vaarikad ja magustasin ka selle alluloosiga siis natukene panin, et oleks magusam. Täna tundsin, et tahaks, kuigi enamasti ma neid putrusid asjud on alati ilma magusaineta, ma panen kaneeli tavaliselt ja soola. Soola kaneeli panen igal juhul või piparpuugi maitsainet, aga täna siis panin natukene alluloosi ka. Ja tegin munavalge omletti, ehk siis siin on siis valk. Siin on süsivesikud, siin on siis rasvad ja süsivesikud, kiudained, vitamiinid, mineraalid vaarikatest. Hanna karikad siin kõik, nii tubli, discgolfi mängid, jah? Väga lahe. Karikad ongi discgolfi omad. Aga medalid on seal jooksud ja veel ikka. Ja kohe siis hakkame podcasti tegema. Nii mõnus koht siin. Ja kui me läheme siis siia ühel pool see. Alguses sõin täiesti vahviks ja tegelikult kui ma tagasi mõtlen, siis aitäh, Armas-Liisa, et tulid ja rääkisid. Mida räägid? Aitäh kutsumast ja alati on tore rääkida ja jagada midagi oma elu, siis saab ise nii palju positiivseid emotsioone juurde. Siis mõtled, et elu on tegelikult päris ilus. Ma ei tea, mulle meeldib see Haapsalu kuusk palju rohkem kui Tallinna Raekoja kuusk. See oli täis pettumus, see Tallinna kuusk, aga Haapsalu kuusk on mega armas. Kui kõht on tühi, siis kõik maitseb hästi, isegi munavalge omlett. Aga nüüd ma jõudsingi koju ja hakkan vaikselt seda vlogi monteerima. Väga tore päev oli, väga kiirelt läks. Ja aitäh, et te kuulasite. Ja kui teil on mingid soove, mis te tahate, mis ma oma vlogis või YouTube'is räägiksin, mis teemasid kajastaksin,
mis iganes valdkonnas, millest ma enam-vähem oskan rääkida, siis andke mulle kommentaarides teada. Ja aitäh, et te mind kuulate ja loodan, et saate siit mingeid häid mõtteid kaasa endaga. Järgmise korrani, tšau!